Maria siin ja kuna ma olen enda Instagrami jälgijatele võlgu ühe video, siis siin teie ees see täna ongi. Nimelt juba ammu me tegime enda esikus väikese uuenduskuuri ja ma lubasin näidata, kus meil midagi asub ja milliseid nippe ja nõkse mina siis olen kasutusele võtnud. Loodan, et saad siit videost motivatsiooni, et ka enda esik põhjalikult ära korrastada. Aga hakkame siis pihta. Siin on siis meie tolmuimeja, mille juht me ilusti Ragnar niimoodi ära peitis. Ka sellise seinahoidiku sees on wifi ruuter ja siin kohe kõrval on siis kummut. Ja siin need sahtlid on siis Erki oma, Elli oma, Henri oma ja siin on siis sodi sahtel, vaja tegeleda sahtel. Siin all kohe, et on ukse kõrval kohe on poekotid, mida on hea kaasa haarata. Salvrätikud, helkurid, minu töökindad õues näiteks toimetamiseks ja prillid. Ja siin all kohe jällegi ukse juures siis Dysoni lisatarvikud, mis on siis siinsamas Dysoni kõrval kohe ja õue jaoks kõlar või siis ka väiksem kõlar. Toas kasutame ka, aga harva, aga et õues kasutamiseks kohe oleks välisukse juures. Ja siin lastesahtlite all on siis pooleldi minu sahtel, siin on ka veel minu asjad ja siis on riiderullid ja jalanõude hooldusasjad ja siin all ka kotid. Ehk siin siis minu käekotid 2 tükki, siin on sellised riidest kotid, kuhu sisse saab panna asju, kui näiteks kohvrisse vaja midagi pakkida. Siin on riidekotid, mis lähevad siis riidepuul olevate riiete ümber ja siin on sellised igasugused muud väiksemad kotid, mille sisse on ka hea asju panna, kui kuskile vaja minna on. Et selline siis on esiku kummut, kõik vajalik on siin sees ja nagu ikka on see Hemnes sarja oma nagu pooled mööbliesemed meie kodus. Siia me panime siis riidenagid, üleval pool on siis täiskasvanute jaoks ja allpool väiksemate jaoks, et on heal kõrgusel ja me oleme neid riidenagisid kinnitanud siia nüüd juba 3. korda, sest nad ei ole lihtsalt püsinud, nad on siit ära tulnud, aga nüüd fingers crossed, et kõik püsib ja on korras. Ja see riidekapp on siis mega suur, mahutab palju ja enne olid need uksed sellist puidutooni, aga Ragnar võttis nad ära, kuna naine soovis valgeid uksi, võttis nad ära, värvis nad valgeks ja vaatame, mis siin sees siis on. Nii, vasakul poolel, ülevalt alustades üleval on jalanõud, siinpool siis meie omad, sealpool on laste omad ja nad on IKEA sellistes riidest karpides, mida on siis ka hea kaasa võtta, et siit on ka kohe näha väljast vaadates, et mis jalanõud seal sees on. Ja siin all on meie riided, meie üleriided ja siin on siis ise ehitatud lisariiulid, et jalanõud lihtsalt ära mahuksid. Siin ei olnud enne mitte midagi, mitte ühtegi riiulit minu meelest, aga me ehitasime siia riiulid, et ilusti kõik minu ja Ragnari jalanõud siis ära mahuksid. Ja see on siis tehtud lihtsalt mööbliplaadist, ehk Bauhofis on võimalik valida endale mööbliplaat, seal samas valmis lõigata õigesse mõõtu ja me panime siia peale lihtsalt tavapärase porivaiba, et oleks lihtsam hooldada ja niimoodi me enda jalanõud kõik siia ära mahutsime. Ja siin on meil ka siis väike korvikene meie nunnu Sonja jaoks, sest kui ta tuleb õuest tuppa, siis me võtame sealt mikrofiiberlapi ja teeme tema käpad puhtaks. Ja vaatame siis ka paremale poole. Nagu ma ütlesin, üleval on laste jalanõud ja siis on erinevad kastid, saate pealt lugeda, mis seal sees on. Selles kastis siin on teiste inimeste asjad, ehk praegu näiteks on seal sees mu õe asjad, mis ma pean talle andma. Samasugune kast on mul autos ka, aga see kast, mis autos on, siis sellel eesmärgil, et ma tean, et ma näen seda inimest ainult siis, kui ma autoga liikvel olen, nii et mul on selline imelik süsteem, aga see töötab minu jaoks. Siin on Ragnari asjad ja siis on meil siin selline võtmete nagi, mille Ragnar siis ise mulle meisterdas. See oli minu idee, et ta puuris siia väiksed augud, panime sellised konksukesed siia ja seega iga võti sai oma nagisse. Siin on ka siis korvsahtlid, laste töökindad, üks sahtel on praegu tühi, ujumisasjad, suvi on varsti tulemas ja siin on seljakotid ehk heal kõrgusel lapsed saavad ise kätte, kui nad näiteks poodi peaksid minema ratastega. Enne olid siin Ragnari tööriided, aga need võtsime siit ära, sest see süsteem ei toiminud meile. Ja siin on laste üleriided,
neile ka siis eraldi veel üks väike nagi, neile kingalusikas ja siin on igale lapsele oma jalanõude riiul. Ja ega rohkemat muud siin ei olegi. Seina peal on siis IKEA-st peegel, mis mulle väga meeldib, sest see on selline hästi seina lähedal. Meil on samasugune ka enda magamistoas ja põrandale mina siis soovisin, et oleks täies ulatuses porivaip. Kuna porivaiba laius oli 2 meetrit, siis me saime niimoodi, et natukene jäi siit puudu. Aga mulle see meeldib, sest et põrand läheb küll puruseks. Selle jaoks on mul Dyson, millega ma saan selle väga hästi puhtaks, aga mulle meeldib, et need plaadid ei lähe mustaks, et varem need plaadid läksid mustaks ja ma pidin neid tihti pesema, aga pesta ma ei viitsi ja seega see porivaip ajab asja väga-väga hästi ära. Ja selline see meie esik ongi. Kõik süsteemid on paigas, lastele väga meeldivad enda sahtlid, enda riiulid ja ma saan öelda, et mitte miski siin ei lähe sassi, sest et lihtsalt kõik on lihtsalt loogiliselt ja ligipääsetavalt ja me hoiame siin korda. Loodan, et said motivatsiooni ja hakka ka ise korrastamisega pihta. Aitäh, et vaatasid video lõpuni ja järgmise korrani!